otsustasime oma projekti jagada etappideks. Sel aastal esitleme Kiigepardi ideed. Elva gümnaasiumi Tartu maantee majas õpib 520 õpilast. Madalsõidlusrada katab korraga 32 õpilase liikumisvajaduse, sest ühel rajal võib korraga rõndada 1 ja platvormil joosta kuni 3 last. Paljud õpilased tulevad vahepeal, mis raja detailidel lihtsalt istuma või liikuma, mis segab rajaliikujaid. Seega tuli õpilastel tahe teha kooli ja spordihoone kõrval asuvale rahalale Kiigepark. See oleks kaasaegne liikumisala, mis kutsub õpilasi jõuväikses õhus viibima ja liikuma. Oleme uurinud erinevatelt madalsõidlusraja kasutajatelt, millised atraktsioone nemad liikumisparki sooviksid. Saadud vastustest järeldame, et liikumispark peaks katma võimalikult laia sihtgrupi vajadusi. Juba praegu kasutavad madalsõidlusrada väikesed eelkooliealised lapsed, kooliõpilased ja noorukid. Pedu Kiige on eelkõige kooliealistele lastele mõeldud atraktsioonid. Oleme valinud välja 1, 2 ja 4 kohalised vedukiiged, mis annavad võimaluse üksi või kindlakesi aega veeta. Pesakiiged on mõeldud erinevatele vanusegruppidele. Kuna nende kandevõime on suur, siis seda atraktsiooni saavad kasutada korraga mitu last. Kuustuksed paiknevad kiiged on eelkõige kooliealistele lastele mõeldud atraktsioon, kuid sobib lapsevanema järelevalve puhul ka väiksematele lastele. Kuustuksed paiknevad kiiged pakuvad vahendust tavalisele kõrvuti asetsevatele kiikide lahendusele. Köiskiik on uudne lahendus, mis pakub mõnusat sõbraga koos liikumise võimalust. Köiskiik arendab koostööoskusi ja laste tasakaalu. Kiigepardi eeldatav maksumus on 15 850 €. Puuduv summa oleme planeerinud teenida õppeaasta vältel õpilasaktiivikohvikut pidades. Elva gümnaasium on liikuma kutsuv kool. Sellest aastast kanname ka papikooli tiitlit, mis tähendab, et meie kooli lähiümbrus pakub Elva valla noortele ja meie külalistele erinevaid aktiivseid liikumisvõimalusi. Aitäh! Kas on küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh ja edu hääletusel!